Nüüd saabus jäneste perenaine. Kaasas kõik roheline, sest kuivtoidu kaotas eile ära. Näe, leitud. Nüüd palun, Noodi. Ei mä vaata, mä tekin jättiparkkiin. Mä voin yhä musta. Yhä veel. Siis on sama palju musta. Konnametsa, jah? Käes on 10. oktoober, mis tähendab seda, et täna, 12 aastat tagasi, sain ma esimese lapse. Seda öelda on väga imelik, sest et see ei tundu reaalne, et mul on 12-aastane laps. Weird. Aga see on tõsi ja nii see on. Sorry, koristaja. Tolmuimega, ma ei tea, kas te kuulete seda. Ilmselt kuulsite. Ma eile taastusin terve päeval enda sünnipäevast ja siis ma vaatasin, oh my god, ma ei suuda koristada. Õnneks koristaja sai täna hommikul tulla. Nice. Ja minu töö on siis täna kõik loomapuurid ära puhastada. Casual. Ja õhtul on Mari sünnipäevapidu. Õnneks ma täna tellisin jälle cateringi. Kui te nägite, siis sellel on sooduskood ka Mallukas 10 minu meelest. Ma pärast panen video alla. Et no lihtsalt, ma ei tea, minu meelest see laste sünnipäevadega on see, et kui ma oleksin kõiki neid asju, mingit snäkke värki hakkaks ise tegema, siis võtaks mul tegelikult pool päeva, nii et lihtsam on kuskilt tellida. Ja loomulikult ei möödu meie majas pool päeva ka ilma mingisuguste loomaprobleemideta, sellepärast, et jäne, ma ärkasin täna hommikul selle pealt jänes köhis mega imelikult. Ta tegi mingit imelikku häält, ma ei tea. Ja ta vahepeal ka nagu enne aevastanud, aga praegu ta nagu konkreetselt lämbus või kähises, ma ei tea, ma panen siia video vahele, siis te saate vaadata, mis häält ta tegi hommikul. Igatahes ma helistasin Tatarisse ja Märten läks praegu Pärnusse luulut tooma, nii et kui ta tagasi tuleb, siis ta läheb Viibjanese arsti juurde. Ausalt, nagu reaalselt mu esimene mõte oli, et oh my god, ta sureb ära. Nagu reaalselt mul on siuke trauma juba, et kõik surevad mu ümbert ära. Aga siis live, nii et hea seegi. Ma ütlesin, et ma pole veel hommikus söönud. Vaadake, kui suur muna see on. Ta on näha, mis on sees on. Oligi topelt. Suus. Mari saab 21. Mari saab 21, jah? Jaa. Nii, veel. See sees on õlud. Õlud või? Šampanja on see sees. Sa oleksid nagu jõumeeste võistlusel. Oh, wait. Oi! Happy birthday. Happy birthday. Mis siin sees on? Luulu tegi selle. Ei, mina. Sina? Vaate, ja kiri ka. Palju õnne sünnipäevaks. Armastan sind. Palju õnne, Mari. See on minu kingitus ja see on Lea kingitus. Väga ilusad. What is that? Palju õnne, Mari. Palju juuksupead. See on sinu lemmik. Marta, mis see on? Palju õnne, Mari. Mis on ka viga? Ma kirjutan, mis siin kirjas on. Loodan, loodan, Mila. Okei, mu ema tegi ka valesti. et sina saad Volium Mu ema tegi sõber. This is for you too. Shoes. And I knew they were shoes. And they look very cool. On nii ägedad. Yay, it's cool. Cool. Sa võid proovima, kas sulle sobivad ka need. And choose more. Nii, maitse juba 3-2.
seekord võtsime suht samad asjad, aga mitte päris. Võtsime juustupallikesi ja lisaks väiksed miniburgerid. Vaadake, oleks nad natuke ümber läinud, aga keerame nad kohe püsti ja pole lugu. Ops. Nii. Üha. Ma ei mitte kunagi nii miniburgerit näinud. No vot. Nii. Siin juba sees. Juba sees, jah? Lõhnab nii hästi. Lõhnab väga hästi. Nii. Ma arvan, Margipidu on parem kui lende. Miks sa seda arvad? Kõik peod on ägedad. Kinkisin Marile Velvet. Mis mõttes su vanaema teeb neid? Jaa, ma sain selle oma vanaema. Päriselt? No okei, siis me mätsime kolmekesti igatahes. Winning! Ma võtsin Kas ta jookseb? Püüavad kanu või? Kukke. Vaata kui hea, kui ei pea lapsi rohkem nagu lõbustama, kui lihtsalt hästi loomi võtnud. Hamster topiti palli, mis on talle liiga väike ja nüüd keegi ei oska seda lahti saada. Lahti saab selle nii, kui ma seda puruks teen, aga ma ei taha, et hamster siis... No ronisid välja. Siin väikene juhin. Ta näeb pea vahele siin. Noh, ta blokib. Kas sa saad aru? Sa jääd siia vahele. Kas keegi saab oma käe siia sisse panna ja ta välja võtta? Sa on jumal. Mis on ka viga, ma olen nii võitele. 12. Kas sa soovid 12 olla? Oi, vaata. Südamed. Mari, kas sulle maitseb higipõrst? Siin käib suurte inimeste laua katmine. Ma on siuke tunne. Jah, või noh. Ega lapsed võivad ka võtta, kui huvi on. No juba tuligi võtma. Tere, suur inimene. Kui kedagi huvitab, siis milline Mari sünnipäev parasjagu välja näeb, siis selline see siis on. Vaadake, see on see erinevus. Kui on väiksema lapse sünnipäev, kõik jooksevad ringi siin all ja karjuvad. Mari sünnipäev, kõik on üleval. Ma tahtsin, et Mari sõbrad on siis siin. Oma pere. Palju see endale veel kõrvarõngaid valida siin. Käsitöö kõik. Ma ütlen, inimene oskab ise meisterdada nii ilusaid asju. Vaata nagu kummikarud. Nii, et on kõrva. Väga ägedad on need. Tõesti, jah, nagu kummikarud. Väga kihvt. See on hea lugu, või? On hea lugu, Luulu, või? Mis keel sul hakkab see? No näe, vaadake, kui äge. No see on nüüd kõvasti ägedam tort, kui Lender oli, ma pean ütlema. Lender ise valis endale. Ei, Lender oli ka väga ilus, aga see on... Palju õnne sulle, palju õnne, kallis Mari. Palju õnne sulle. Meie juures on üks väga raske vaimse tervisega patsient, kes tuli nüüd jäneseteraapiasse. Ja saad, inimese probleem on see, et ta ei taha jänest võtta, aga ma ütlesin, ma kohe veenan teda, nüüd ta tahab juba. On mõnus ja? Kurat, ühtliga kätte. No nii, mine siit otse sellesse. Ma olen miljon korda seda vaateratast siin näinud, aga ma ei ole kunagi siia tulnud. Siis ma mõtlesin, ma tulen Luuluga. Vaatame, mis elamus see on. Päris äge on, jah? Siin läheb üleval. Siin koha läheb üleval.
jaa. Kivaskiseks. Mul on täna linnapäev. Pellu ja Luulu tulid muga linna, aga me tuleme kõigepealt, lähme vahetame ära Malju jalanõud. Ta võttis ühe vale numbri kaasa endale, kui ta eelmine kord kinga tõstis. Ja mitu korda ma olen linna tulnud, pole seda ära vahetanud. Nüüd ma teen seda. Nii, siin on kogu aeg nii palju inimesi. Oh. Ja mis need olid veel? Üks oli 38, üks oli just 37. Aga... Ta ei mäleta välised. Hästi kõik või? Jumal kui kõdis. Oh my god. Funny. Või tulete armsad. Olete jah. Oota. 2 väikest junni ühesugust. Kaksikud. Kell 8 hommikul ma tulin meiki. Mul on täna nii hullu majapäev lihtsalt. Meil on meik, siis on Alexela jaoks mingi heliklippide salvestus, siis on podcast ja siis on pildistamine. Fingers crossed, hoidke mul pöialt, kui ma elus püsin. Nii palju siis sellest, et ma filmin oma päeva, sest et kell on 4 ja ma pole midagi filminud. Ma olen käinud meigis, ma olen käinud heliklippe sisse rääkimas, ma olen käinud pildistamas ja nüüd koju lamama kohe. Tere! Täna on... 14 on, jah. Mis päev täna on? Kolmapäev või teisipäev? Teisipäev ja meil on ees suur road trip. Nimelt Viljandis on vaja ex-vangide abi ja keda muud on appi vaevanud kui meie esikriminaali Märtenit. Tegelikult Viljandis tuleb välja üks etendus, kus ma saan aru on vangid. Ja siis Peep helistas Märtenile, et help us out, nii et Märten läheb nüüd vangi inputi andma. Ja mõtlesin, et ega mis minagi siis kodus passin üksinda, et Viljandi on tore linn. Mulle väga meeldib Viljandis käia. Ja mõtlesin, et lähen kaasa, teeme väikse vacationi, ütleme siis nii. Ja nii kaua, kuni Märten läheb teatrisse Peebuga, siis meie lähme Heliaga kokteili jooma. Mulle hommikul üks inimene kirjutas seoses selle sügamise asjaga, et me panime mõlemaid stories ja ütles, et see on nagu nii umbes kurb või kahtlane vaadata, et mina kirjutan maailma parim naine ja sina siis teed nagu nalja, et kuidas lahutada abielu. Siis mõtlesin ka inimesele, et õnneks meil on üks meist peab sügama ja teine peab... Ei, aga ma ütlesin, et õnneks meil on mõlemalt nii ühesugune huumorimeel. Näiteks mina täna hommikul filmisin siin Norskamas. No, et mina... See on häbistav. See on... Mina olen sind ainult 1000 korda filminud Norskamas. No, mina ainult 1 korda. Aga sa esimest korda Norskasid, jah? Magasid seal nagu mauk. Mul on nüüd see probleem, et ma lähen Heliaga kohe lõunale, aga mul on kõht nii tühi ja mul on 37 minutit aega. Mida ma võiksin tahta? Spray formula? Ei. Kamarakrõpsu. Ei ole. Huvitab see sind? Jah. Ossi krõps on ka kamarakrõps, jah? Jaa, aga see ongi nagu... See tundub nagu eksklusiivsel natuke. Jaanalinu muna. Jaa, ma nägin ka seda. Suitsutatud vutimunad, proovime või? No, proovime. Ma tulin siia Viljandisse, siis Demufi teatrisse täna. Meil on üks lavatükk tulemas, kuhu oli vaja natukene inputi siis, nagu Malju ütles, ühelt endiselt vangilt. Ma muidugi tulin, võtsin enda raamatud ka kaasa, mis neil juba meeldisid. Aga ma natuke kuulan ka, neil on lugemisproovid alles praegu. Aga teater on üliäge siin, mulle väga meeldib see hästi kihvt vibe. Einstein sai ka Nobeli preemia. Jaa, tema ka. 20. sajandi suurim draamaturg. Jaa, küsimärgi all võime praegu seda nii, nagu ta olema, nagu ta meil kirjas on. Jah, just. Saab suhestada selle kätte. Ateism
vanglasse tajusid mingisugust spirituaalset religioosset maailma? Tead, ma ütlen, see on jälle siuke jutt võib-olla, aga ma ise tunnen, et ma olen kogenud korduvalt nagu teatavaid nagu ärkamisi enda elus on ju, spirituaalset selginemist või mis iganes. Laulusteatri valmiga üldismalt toetused või vokaaliga saadmine. Ja Volkis antakse teada, tule ära vaata valmis, hakkab etendus pihta. Siin siis näitleja paneb end nii-öelda valmis või? Jah, põhimõtteliselt siin ta istub Krimmi, tehakse talle asjad ära, siin samas ta vahetab ka riided ära. Kostümeerija toob sealt talle riided siia valmis. Stangega tema tuleb siit kohale, võimalust paneb riided selga, käib Krimmis ära ja ootab kuni inspiratsioon. Ma nüüd näitan teile ühte asja, mida ma ei oleks elu sees arvanud, et üldse teatrites on. Siin ehitatakse vajalikud lavakujundused, mis on mu jaoks müstika. Ma saan aru, et alati on laval on mingid asjad tehtud, aga ma ei tea, kus neid tehakse, aga näete, neid tehakse siin samas. Nii on finantsiliselt ka mõistlikum. Ja igast padinaid, mida sul kõike vaja. Siin on uus publikuteeninduse laus, mis hiljuti ehitati, et aga reaalselt need walkie-talkid on iga kord siis kasutusel? Jah, kõik. Meil on 28 tükki on walkisid. Sest et kommunikatsioon on kõige olulisem, mis peab toimuma. Kui me teeme suvelavastusi, parklad, inspad, publikuteenindus, kõik. Näiteks ükskord ühes suvelavastus juhtus ka see, et üks Mina jõudsin juba vahepeal Heeliaga kokku saada, aga ma mõtlesin, et ma olen nagu normaalne inimene, ma ei hakka tal kaamerat näkku tõmbama kohe. Olen meie vlogis. Märten käis teatrimeestega juttu olemas, väga äge oli, mitu tundi olin seal. Polnud enne siukeste näitlejatega niimoodi kokku puutunud ja väga ägedad inimesed, siuksed inspireerivad, ma ütleks kohe siuke teistmoodi kaader. No võt, ja mina jõin 2 kokteili ja nüüd me lähme Märtiniga sõbralt sõbrale poodi, sest et see on meie suurim hobi maailmas käia mööda kaltsukaid. I love it. Oi, see on nii romantiline siin puumajade keskel. Ja mul on jalas need kingad, mida Kristjan ütles, et on koledad. Aga ta valetab, sest on lihtsalt vade. Pole uksest sissegi saanud ja juba leidsime, mis ta Kulda. Selle järgi ma tulingi ju. Jah, sa tulid selle järgi. See on väga äge. Muidugi see on äge. Oota, ma ei saa aru, kas see on iroonia. Ei, päriselt. Vaat sukest nalja pole enne olnud. Et proovin kaltsukas midagi selga. Ja siis teised Patreonid ütlevad, vau, kui hästi siis sobib. Muidu ka ühte väiksed lapsed lehitavad. Sa näed väga hea välja selles. Kas ma näen välja glam? Sa näed väga glam välja muideks. Päris, see oli küll hea leid praegu. Nii. Mul oli nii hea leid, et ma pean kõik teised poed läbi käima, nüüd me tulime uuskasutuskeskusesse. Aga mina lähen poodi ja Märten läheb solli. Ma lähen solli. Mul on vaja pruun olla, sest pruun on ilus. Maljo, pildistama. Vana hea Manolo Plahahalik. Ja suht realistlik. Kui ma oleksin stripper, siis ma tahaks neid. Kahjuks ma ei oska tantsida. Või siuksed. Väga ilusad ja. Kuulge, see on väga ilus kott ja. Või ma kujutan ette. Tuli autogrammi küsima. Siin samas, kus ma taaskasutus. Uuskasutus. Ta leidis siit riiulist su raamatu või? Jaa, ja siis ta, vaata nii tuttav see paber, vaatan peale, vaata minu raamat. Küsin, kus ta sai? Ta ütles, et ta leidis siit kasti seest. Vedas tal, väga äge. Jaa. Mäleta mu nime alati. Spa on samamoodi all, mis võib olla sest kuni 9 minutit. Nii, ma otsime oma tuba. Hetkel saime joogikest. Ma pean ütlema, et siin on äärmiselt ilus. Siuke nagu mõnus. Nii, aga mul on kõik käed jooki täis. Imetleme korra veel mu kasukat.
Lähme vaatame. Pean ütlema, et see tuba on küll vau, kui kõrged laed. Mul on see asi, et ma olen kogu aeg kade. Ma olen nii kade kõrgete lagede peale. Ja väga mulle meeldib see telekas. Maalilaid. Mulle tunne, et ma sobin siia oma kasutada. Nüüd ma sobin vähem oma kasuka ära võtsin. Ei, väga mõnus, jah. Kui hea pehme voodi ka. Vannituba on ka päris kihvt. Šomi. Mulle meeldib see, et sa näed siis parki ja neid sügise puid kohe. Esiteks, ma liitsin sükse Ukraina brändi rüü. Ma varsti proovin seda selga, aga see tundub tuus. Ma hakkan sellega aiatöid tegema. Uskuge või mitte, eile just tahtsin tellida endale Tommy Jeansi need mustad teksad. Ja mis ma leidsin? Mulle tundub, et täitsa minu suuruses Tommy Jeansi mustad teksad. Kõige olulisem leid. Siuke kukk meie koju. Meil küll ei ole siukest kukke, aga mõte on see, mis loeb. Siin on mingi... Hoian kohe äärgi. Kessijakk. 5 eurot. Väga äge. On, ja? Tahaks näha, kui ma välja näen sellega. Issa, ma näen välja, nagu ma töötaksin kontoris. Aga nagu on a high level position. Segagi, mul on päev läbi koosolekut täna. Siis siuke kotike. Ma võtan selle reisile kaasa. Muidu mul ei ole kunagi telefoni panna. Mis on veel? Siin on see seelik, mille kohta ma küsisin Märtinilt, et kas ma näen välja, nagu ma läheks pornot tegema või see sobib. Ja vaatame, mis saab. Tead, ma pean kohe ja mõnusast materjalist saapad kilejad ja venivad. Nii. Ma näen pornofilmi. Ei kujuta ette, kuhu ma niimoodi vabas lood. Samas või nagu mul tossu. Tegelikult on päris äge, jah? On kihvt. Jube kõrged kontsad on, ma olen full kikivarvuki. Vaata neid. Ma selle peale ei mõelnud. Aga noh, siis ma tunnen nii pika ennast, kui tuba on teissugune. Ilusti lähevad, jah? Ilusti. Nagu valatult. Jah? Säässin praegu 80 eurot. Või isegi rohkem. See oleks küll nüüd hästi. Ja nüüd räägi siis inimestele, kuidas see manifesteerimine käib siis, et kõike tuleb, mis sa tahad täpselt. Selleks pead olema joondund või? Endaga rahus või? Joond? Joond peab olema lihtsalt või? Joond? Nagu purjus peab olema või? Ei, joondund küsisin. Aga sa parandasid mind kohe, joond peab olema. Ei, ma ei oska öelda. Aga siuksed leiud mul olid ja nii on. Ma olen 2 kliidid ka selga. Vaatame, need ka sobivad. No see on siis natuke siuke... Ühe asjaga panin natuke puusse. Aga inimesed kindlasti ütlevad, vau, kui äge. Ta kuidagi on kandiline, kui ausalla. No, pole the worst, aga pole the best. Jaa, muidu see on äge. Ma ei tea. Ta võiks natuke rohkem kehast olla, aga see on päris kihvt. Sul sobib see värv ka alati tegelikult. Kuidas veel rohkem kehast olla saab, ta on päris kehast. Ei, see on päris kihvt. Isegi võib-olla, aga jah, tal juba on tegelikult nagu vööga tehtud peale. Ja... Ei, see on päris ilus muideks. Siuke omamoodi. Mulle meeldis see stripperi seelik kõige rohkem. Me nüüd käisime oma toaga tutvumas ära. Meil on õhtusöögini nii palju aega, et me lähme või need tammeterud. Me lähme kodukohvikusse. Sest seal on ülihea Pornstar Martini. Ja see kodukohvik on loomulikult see, kus me suvel ka käisime. Üks väga äge koht, väga hubane koht ja mulle üks ütles, et seal käivad ainult Viljandi rikkurid. Ja siis tallinlased. Siin on üks koht, kus müüakse kõrvarõngaid. Ja mulle meeldis 2 paari sealt. Ja nüüd vaatame, kas Märten leiab vähemalt ühe, mis mulle meeldis. Mulle meeldis 2, aga ma piirdun ka ühega, kui sa välja mõtled, milline see oli.
confused. Mitte ükski pole. Aga tõele au andes ma need ostsin eelmine kord. Lihtsalt need ajas mu kõrvad valutama. Okei, siis vaatasid ikkagi need suuri laata. Nii. Need. Need on okeid, aga need ei ole need, mida ma vaatsin. I love it. Ma sõin seda suvel. Sõid seda sama või? Jaa, ja see maitses mega hästi. Mis teise naisega sa siin suvel käisid? Musi, sa ju tead, me oleme kokku leppinud, et ta võib vahepeal käia. Mega hea. Mis asi see oli siis? Õunakook mingi? Mandli õunakook jäetisega. See on väga hea tõesti. Ainult üks karv oli koogi sees, aga Pohhu ja Märten sõi selle tükki ära. Ja ühel hetkel avastasin. Miks sa filmid nüüd? Me oleme tagasi nüüd hotellis pikutamas ja ootame õhtusööki. Ma tahtsin öelda, et päris mõnus päev on olnud ja mul on ikka siuke see teatri inimestega kohtumisest väike elevus sees. See oli väga huvitav. Mina olen teatri inimene hingelt. Miks sul iga päev ei ole elevus? Mul on iga päev elevus sees. Teate, mis minul hea mõte täna tuli? Me käisime pildistamas eile ja siis ma sain täna need pildid kätte ja ma vaatasin, mu kõhunahk on nii jube. Nagu, vaadake seda. Näitan või? Jaa, näita. No siin te ei tundu nii hull, nüüd te tundub lihtsalt natuke nagu... Ei, tegelikult see on full, see on nagu nii nagu kuradi. Oota, ma näitan. Nagu vaata, tavaliselt on mingi siuke. No siin te tundub, siin tead, nüüd kõik sünnitajad on umbes, mida sa dissid. Ei, ma ei dissi mitte kedagi. Vahepeal lihtsalt tundub tõesti nagu 100-aastase kõht. Piltidel. See oli sinu enda sõnadel. Ühesõnaga, et piltidel on nii lappe, siis ma kirjutasin Mardile, et ma tõesti pean uuesti see kevad minema kõhuplastikale. Ja siis varsti juba näoring lõikus. Siukseks. 50-selt. Järgmine nädal. Vot, nii et ühesõnaga see asi on paigas. Ma näitan teile pärast siin neid koridori ja asja ka. Ma ütlen, väga äge hotell on. Siuke luxury vibe on siin. Jaa, aga vaata, see on nii vana maja. Ma natuke kardan, et siin on kummitus. See on 1880 aastast, muideks. Kus sa tead? Wi-Fi paroolu 1880. Aga väga ilus. Ja ma tahaks meile ka koju sukest lühtrit. On ilus ju. Väga. Oi, me saame sinna nii palju riideid panna. Suur miinus on see, et ma tellisin selle kapi, aga ma ei küsinud kordagi, palju see maksab. See on juba paigaldatud. No sa võid alati öelda seda teha nüüd, oota, nagu need mõned teavad. Ai, ma sellise summaga ei olnud arvestanud. Nii, dinner time on käes, läheme õhtus sööma. Vaadake mu ilusat naist. Natuke naine läheb kontorisse. Ja ma lähen niisama sööma. Tahtsin teile ka seda näidata, et vaadake, mingi lift siin on puidust. Ma olen täna nii edevust käis kuidagi. Oled või? Aitäh teavitamast. Mul meeldib su ülopoid ka hukal praegu. Tulime nüüd kohvik Novelli. Ma tegelikult käisin siin täna päeval juba Heljaga. Ma maitsesin seda hummust. See oli super. See oli hea, jah. Aga restoran on meil ainult nädalavahetustelt lahti. Nii et tulime uuesti siis Novelli, et Märten saaks ka proovida midagi. Ja ma arvan, et ma lähen täiega lambakarree suunas. Mingi mõnus klaas punast veini, lambakarree. No see käib või? Ma hakkasin praegu sõbrannadega jõuludinnerit korraldama. Ma ei ütle teile, mis kuupäeval, aga ma teen head toitu. On mitme klaasi kaupa küll. Mulle meeldib see, et ma hakkasin tellima klaasi Merlot ja nad olid nagu, võib-olla lähme primitiivo peale, mis on tõesti parem. Juhuks, kui keegi on sama veinikauga kui mina, siis primitiiv on alati parem. Ja veel parem on Amarone, aga seda tavaliselt klaasikaupa ei müüda. Amaronet on tavaliselt joogiklaasikaupa, nii et... Midagi juures? Oi! Mozzarella ja tomat. Väga cute. On see siis maitseplahvatus? Lõhn on mega hästi küll.
Tead, tavaliselt on, kui need on tehtud siuke mingi väike setup, siis tavaliselt need ongi mingi mega head. Ja see on kihvt, ma arvasin, et mul tuleks mingi väike leivataldrik, aga vaadake, kui suur focaccia. Pehme, soe, oi kui mõnus, igasugused leivakesi. I love it. Teate, mis? Ma olen tagasi lapsepõlves. Ma sain vanaema juures tavaliselt neid köömnega siuksed liiva küpsised olid siuksed piklikud. Ja see soolased, see maitseb täpselt nii ja see on mega hea. On täpselt see ju. Hea. Ma arvan, et see on ise tehtud neil siin. Nii kindlasti. Super asi. I love it. Ma ütlen ausalt, see kappari on siin väga hea touch. Annab siukse eriti hea soolase kiki juurde. See ei näe välja nagu tartar. TBH. Mega hea. Aga on hea. Ja, kusjuures, tead, mis see mõnus on või? See on siuke väike piprane järelkikk, mis tuleb ka veel. Mida ma tavaliselt ei ole nagu täheldan. Ma annan sulle ühe maitsta koos kappariga. No. Nii. Ma pean ütlema, et see frititud kartul oli ka seal väga mõnus amps. Mega hea. On. Väga omamoodi ja teistmoodi tartar. On. Aga mitte nagu in a bad way. Ei, kusjuures ma ütlen ausalt see, et see kappari sinna pandud, see soola nagu ilma selleta ongi nagu midagi eks puudu, aga see annab täpselt sellise mõnusa, hästi mahlase soolaka ampsu. Pluss need krõpsud, mis ma alguses mõtlesin, ma ei hooli neist. Need meenutavad mulle jälle lapsepõlve. Mäletan, need piklikud kartulikõrvsud olid hästi peenikesed siuksed koti sees. See on rennak lapsepõlve. On tõesti rennak lapsepõlve. Selle kohta Malju ütles, et see on tema jaoks natuke siuke tundmatud maitsed, mitte tundmatud, aga natuke liiga magus. Nii. Vaatame. Jah, see oleks nagu magustoit. Et kui sa tahad eelroaks magustoitu, siis you're doing it. Oi, ma tean, et ma saan lamba endale. Ja vaadake seda. Ja ma arvan, et sa võtad seda ja sa oled väga happy, et sa saad endale. Siis vahetame. Mul on nimelt siuke piinlik asi, mida ma ei julge kellelegi rääkida, aga nüüd ma räägin teile kõigile. Mulle meeldib well done meat. Ma ei saa aru inimestest, kes söövad medium meati. Ma tahan, et see oleks nagu siuke mõnus kõva tallanahk. Ja see lambakene. On ideaalselt tehtud mulle. Lõhnab ideaalselt. Jaa. Aga ta on liiga roosa. Nii. Vahetada. Alustan hommikut nii nagu Malju. Tere hommikust! Ma olen nii õnnelik ja nii rõõmus. Täna on nii hea päev. Millal ma niimoodi alustasin? Never. Aga me tellisime hommikusöögi endale voodisse, tähendab, mitte voodisse otseselt, aga tuppa, mis oli väga hea valik. Ma näitan teile, kui ilus siin täna kõik on. Mul on tõesti hea tuju, ma ütlen. Häbematu. Aga vaadake. Lehed on värvilised õues. Meil tehakse kahekäiguline. Kõigepealt toodi meil kohv ja tee ja külmlaud. Nii. Ja siis tuuakse pärast ka soetoit järgi. Mina võtsin praemuna. Mina võtsin omletti, lõhe, steegi, kartul. No nii, praemuna. See on munapuder. Võt need ma Võt sõrmikud või mingi, see on nagu ilus. See on tõesti näeb super välja. Mega. Vaatas üle ja ütles, et see pisikene päev ja ütles, et ta tuleb neljapäeval uuesti. Et siis ta hakkab tegelema selle maakite seadmetega, et miks ta tuleb soojaks ei lähe. No nii, kõht on täis. Lähme vaatame selle spaakesele. Tahaks mingi soojas vees vedeleda. Siin pidi olema siuke butiik spa äkki on mõnus nii. See on tõesti siuke väike, mõnus, private. See on eraldi saunakesed tehtud siis. Aurusaun ka, Soome saun. Väga mõnus. Ma pean ütlema, et kui on väga pala peale saamas, siis ma võin täitsa olla siin. Vaatad, et koguda ennast. Jah.
mina võin omalt poolt öelda, oi, kõik läks nii uduseks, oi jumal. Mulle väga meeldib tegelikult saunas käia, meil lihtsalt ei ole kodus sauna. See läheb kohe uduseks jälle. Neil lihtsalt ei ole kodus sauna. Aga ma armastan seda, kui sa lähed saunast külma vette või lume sisse või mis iganes, eriti ma igatsen sauna, kui on talv. Seda ma ei tahaks küll teha, ma ei taha külma vett. Aga tegelikult on ju päris mõnus praegu soojas olla niimoodi korra. On küll, jah. Ja see spa on nii ilus. On väga mõnus. Mul just meeldib, et on selline pisikene, nagu hästi privaatne ikkagi. Siin vist ei ole väga palju tube ka, sest me oleme ainsad, kes on spaas, on muidugi hommikul ka. Jaa, aga see ongi mõnus. Me sõime kõhu täis, tulime siia ja edasi me läheme teate kuhu või? Me läheme Second Besti. Jah, keegi viitis ka kohta nimega Sahve. Söögijuht või? Ei. Ka asjad või? Ja ma tahan ikka magasiiniga minna. Jaa. Aga mõnu läheb natuke mina ei tea, kas Pellu sai loomade hoidmisega hakkama. Väitis küll, et hoitis neid, aga... Ma arvan, et eks ta ikka hoitis. Ju ta sai ikka, jah. Ja siin muidugi on tegelikult Himaalaja soolasaun ka, mis näeb päris äge välja. Ja siin on ainult 50 kraadi sees. Ja siin kõik soolakivist laotud, mis on väga-väga kihvt. Soole. Ma pean omalt poolt ütlema, et kes iganes, ma ei mäleta, see vennal oli nii pikk nimi, Parun von Uber-Suber. Kui ta ehitas selle alguses selle härrasmeeste maaks vist 1880 äkki või midagi peale. No oskas endales kohta valida, no. Koht on ilus, jah. Üldse minu meelest Viljandi on väga ilus linn. Satume harva, aga kui satume, on hea. Jaa, et mulle väga meeldib. Mulle meeldis ka see hotell seest. Mulle meeldib, kui te tead see vana ja hõng on see. Regal. Jaa, on. Kuninglik vaib on siin. Väga-väga mõnus. Nii et mina omalt poolt soovitan kindlasti. Et kui sa tahad siukest nagu slow, siin on vaikne, siin ei ole väga palju inimesi. Ja ideaalne siuke romantiliseks puhkus. Lastega ma ei tuleks siia. Ei. Kuigi ilmselt võib, aga see on rohkem siuke, issand, kui ilus ma olen. Sa oled kallis, ega ma niisama seda ütleks. No sa ütled ikka imelikel aegadel, kui ma ei ole. Sa oled suht kogu aeg. Why thank you, sir. Isse meil on munad autos muidu. Mis munad? Muti. On või? Jah. Mis ajast need seal on? Eilsest. Need olid need. Ma omalt poolt tahan öelda, et see toob meelde mul mälestused. Mul oli siin Mulgimarketis kunagi plaadipood. CD-sid ja DVD-sid. 104 aastane, sellel oleks. Aga me läheme Second Besti, sest seda meile soovitati. Okei, nüüd ma saan aru. Mis vibe siin on? See on siuke suurem pood. Tead, see meenutab mulle väga Soomet, kui juures Soome kaltsukaid. Soome kirbukad. No, iseenesest ilus. Ma omalt poolt pean ütlema. Alati, kui ma näen suures koguses uusi jalanõusid, siis mu küsimus on, kas need on kuskilt Saksamaa poest varastatud ja toodud siia müüki või need on Türgist tulnud ja mis värk nendega täpselt on. Ei, ma võin ära öelda, et keegi on käinud Türgis või Egiptuses ja siis mõtlen, et toob need siia müüki, et ostab sealt 5-ga ja müüb siin 24-ga. See on nii. No, mis asi see on? Aga... Oi, muidu tõesti. On, on. Näpud tundasid nii pikad praegu mul lai nurga peal. Ei, väga äge, jah. Need on tunduvad nagu tegelikult mõnusamad. Ma isegi... Mõlemad on mõnusad. Mõlemad on ägedad. Ja sobivad erinevateks asjadeks. Need paksud sobivad sul näiteks jalutamiseks, mida sa kunagi ei tee. Jah. Aga... Ei, mõned on kihvtid, jah. Siin igasuguseid, jah. Me jõudsime koju tagasi ja muidugi on siin mingid pakid. Ma sain oma Latino paki kätte ja ma tellisin täiesti huupi mingid araabia lõhnasid. Mõtlen, kuhu ma ei lasknud. Nii, nõusad seda. Mõnus. Nii.
seda ma mõtlesin siia. Nii. Oo, see mul meeldib isegi rohkem veel muideks. Mega hea magu. Need on ülimagusad ja vaata kui ilusad karbid. Need maksavad mingi alla 50 euri. Väga äge. See on päris suur ka 100 milline või? Jah. Need on need õlibaasil, vaata. Jah. Lase mulle, sussu. See on ka väga mõnus muideks. Mega head lõhnad on. Väga äge. Ja meil on muidugi uus kapp, aga seda näitab Malju teile ise kohe. Ma näitan kohe varsti. Ma pean oma asjad enne ära vaatama. Ma puhastasin üleval korrusel ära kõik jänese pabulad, neid oli seal mingi 1000 tükki. No offense, aga lapsi ei saa jätta loomi hoidma. Et jah, laste loomadel oli juua pandud ja süüa pandud. Aga millegipärast lapsed arvavad, et nad ei pea kuristama neist. Aga nüüd ma tegin selle ka siin kõik korda. Väiksed junnid on kõik elus ilusti meil. No vaadake neid väikseid armsaid. No tšau. Kuulge, kuidas teil läheb siin? Kuidas läheb? Ui, kasvate. No vaadake. Jurakaid. Mis see siblid, kuule? Mis see siblid? Noh, kuule. Väike mamma. Kuidas sul läheb? Me läheme õhtul veel operetti kuulama, mis on väga kihvt tegelikult. Nahkhiirt läheme vaatama, aga mul on väga see tunne, et kuna me läheme varsti minema, siis ma tahaks jubedalt jõuda oma raamat ära lõpetada toimetajale saates, sest ma olen tal osade kaupa seda saatnud praegu, mis iseenesest on tore, ja siis ta on saanud kogu aeg tööd teha. Aga ma ütlen ausalt, et ma selle plaani juba viskasin tagaplaanile, tähendab, loobusin sellest, et hästi tihti kõik mingid kirjastajad ja kirjanikud, kõik tahavad nagu selle jõulumelus osaleda, jõulude ajaks nagu saata selle oma asja valmis, et saaks selle poelettidele. Aga tead, ma olen mõtelnud seda, et nagunii on poelettid üle ujutatud jõulude ajal igast raamatutest. Et ma isegi ei kiirusta. Mulle väga meeldib muus teos, nagu sitaks meeldib see. Ja ma arvan, et see on täpselt nagu mu eelmised raamatud ikkagi kannavad, see jõuab inimestele nii ehk naa, et me ei pea siin mingi tähtaega taga ajama. Aga ma tahaks ta lihtsalt valmis saada. Mul on väga vähe minna veel ja mul oli see, et jänesed ju närvisid mul juhtme läbi üks päev ja siis mul ei olnud laadijat ja siis ma üleeile äkki või. Eile või üleeile käisin ossi endale laadija lõpuks uuesti. Aga ma ei ole jõudnud arvutit käima panna. Ma ei ole jõudnud saata ära arveid mitte kuskile, mis tähendab seda, et ma pean neid ka tegema, et mingid laekumised tuleks. Ja veel miljon asja on teha kogu aeg. Aga tore on kodus tagasi jälle. Meil toodi sihuke pakike ka veel. Kliniiki oma. Kliniiki oma ja siin sees on mida head. Kreem. Oi kui fancy. Ma isegi ei vaadanud, kas see on näokreem või kätekreem. Aga see tundub näokreem jah, hästi sihuke pehme. Mul ongi vaja, ma käisin eile solaariumis ja üldse sügis on tulemas, siis oi kui mõnus. Siis ma tunnegi, et käed on hästi kuivaks läinud, nägu on kuivaks läinud, et peab hakkama palju rohkem jälle kreemitama. Muidu kõik praguneb ära. Aga see on päris mõnus, ma pean ütlema. Mis nüüd teistmoodi siis tehtud on? Dramatically different. Mida see endast kujutab? Mis siin sees on? Väga kihvt. Mis siis täna on suur päev? Me tõime oma beebid siia. Ja see on päris äge vaadata neid siin. Emane saab siit küll vabalt üle ja saab... Toomas ka aga? Toomas ka, jah. Toomas läheb õue. Ma ei tea, vaatame. Äkki ta saab oma lastega läbi. Vaata, kui lõbus neil on. On. Nüüd nad saab kohe ringi joosta siin, jah. Armsad. Noh, kuulge. Meie jänkufarm. See on mu lemmik. Oi, neil on päris lõbus siin, ma vaatan. Aga sina paned siit kohe tuld. Teate, see oleks see, et kui poegasid ei ole, siis iga mehe unistus on siuke tütar nagu mul, kes tahab karti sõitma minna näiteks või ma ei tea, langevarhüppeid teha ja hobustega ratsutada ja teha kõiki siukseid ägedaid meeste asju. Või noh, mitte ainult meeste asju, siin naised võivad ka seda teha. Aga me täna läheme karti sõitma, sest Pelju on mul ammu küsinud, et millal me läheme ja mul on kogu aeg nii palju tegemist ja kõike muud ka, aga nüüd me läheme, proovime ära. Lükka klaas üles praegu, see läheb muidu uduseks, vaata. Ja kui välja lähed, siis alles lükka alla.
Lähme siis rallime natukene. Pellu tegi esimesed 8 minutit siuke hästi tasa targu, ma vaatasin, mõtlesin ka, et anna punki juurde, et sa ei pea kartma, sõida sisekurvist ilusti ja nüüd on päris äge. Kui vajutama hakkad. Kusjuures üks asi veel. Kui sa kurvist tuled, sa võiksid juba varem isegi gaasi uuesti vajutada. Sa liiga pikalt nagu hoidsid. Aga sa tegid päris hea aja, muideks. Nii et ma vaatasin... On, jah? Aga nüüd tundsid aadrekat ka või? Ei tundnud või? Nii, ma sõitsin 33 sekundit kõige kiirema ringi ja Pellu sõitis 36. Ja alguses Pellu tegi esimesed 8 minutit, oli kõige parem aeg, oli tal 46. Nii kui ma ütlesin sulle, et vajuta gaasi ka normaalselt, siis läks 10 sekundit kiiremas kohe ring. Nii et väga äge. Aga ei, väga kihvt oli. Ma viimati käisingi, ma ei tea, nooruspõlve siis sõitmas sellega, et ja nagu ma ütlesin, poistel oli seal 30 ees. Ma arvan, et seal 30 sõidaks ise ka seal ära. Aga noh, võib-olla oli liiga ülbe. Sellised olid meie viimased 3 päeva. Siuke tunne on jälle, et nii palju asju tegelikult tegime, kui ma praegu seda kokku panin. Saite hästi pika vlogi endale, vist kõige pikem üldse, mis meil siin olnud on. Malju siin järjest vist uploadib igast fun'i contenti. Jah, oma operatsioonidelt panin storidesse, mis ma tegin kunagi salaoperatsiooni, käisin selja ja käe pekimus. Vot, nii et ilusat õhtut teile kõigile. Bye! Tšau!